Tervist! Täna on 9. mai ja Risto Areng Farming kanal. 9. mai ja nemadepäev, nii et Külli, tervitame Küllit. Külli teab küll mille pärast. Vaadake saa, Mirks peab jäneseid jälle. Kohe näitan teile. Jänesed lähevad jälle õue. Väga ilus ilm on. Panevad jooksu. Vaadake, seal on väga rase muffin. Muffin, tõsi. Näita emadepäeva puhul oma kõhtu. Muffinil tõenäoliselt 1,5 nädala pärast sünnivad kutsikad. Väga armsad Jack Russelli kutsikad. Ja praegu on neid kõhus 5 tükki. Täpselt väidetavalt ultrali järgi ütleb, et on 5 tükki, et paras sport, siukene pisike kogus. Et väga nunnud tulevad, et kindlasti neid näitame teile ka. Aga vaat siin on jänesed. Jänesed lähevad päevaks jälle õue. Ja muidugi täna said lahti pardid, kuna ilm on ilus. Vihma ei saja. Aga meil on kohe lähen näitan, mis meil tegelikult toimub nüüd. Et meil on töö pooleli. Lähen teen tibumajas, nii tibumajas, kus kanad praegu elavad. Seal lähen teen puhtaks selle boksi, kus elasid jänesed varem. See väike boks, sellepärast, et meil kooruvad parditibud selle aasta 3. satsis, et ülejäänud on kõik läinud müügiks sealt, nüüd jätame endale mingi portsu. Et kindlasti saab jagada ka, kui keegi tahab, aga toome neile siia sooja lambi ja teeme siit boksi puhtaks. Nii, parditibud tulevad siis siia boksi. Et võtan siit ära nüüd selle jäneste maja, teen selle boksi puhtaks, saevuru alla. Tõenäoliselt pean siia seina ette panema mingid katted ka, et muidu need tüübid, kes siin kõik elavad, need lendakse sisse sooja lambi alla ka ja söövad tibutoidu ära, et tõenäoliselt tuleb see ka katta, aga see on väike asi. Nii et kõigepealt peame sita välja. Parditibude boksis on siin puhastatud, panin lambi. Kohe räägin oma lambis ka, vaadake nüüd seda. Esimest korda elus on mul nüüd võimalus kasutada, ostsin 2 tükki. Päris soojenduspirni lambid, seal on kohe lüliti külje peal. Nad on selle reflektoriga alla poole soojal. Seal on võre all, et keegi ei saaks pead vastu panna lambile. Ja tundub ka, et piisavalt pikk juhe, et see on väga mõnus. Ja vägev, ühesõnaga. Ja siia poole lihtsalt lasin klambripüsteriga selle papi, mul on see paberpappi päris palju veel, et selle lasin kinni ja siia ukse ette pean ka midagi leiutama veel kõrgenduseks. Et selle teen ka kohe ära sellepärast, et siin elavad muidu kanad ja need lähevad kohe siia pardipude juurde, partide toitu ära sööma ja muidugi ka sooja lambi alla, kui on võimalus, miks mitte, siis tambivad tibud ära, et see tuleb nagu täiesti ära eraldada. Samamoodi nagu need tüübid on siin, kes on ka juba päris suured tegelikult, et neil on ka võred ajutised ees lihtsalt, et siia paneme ka midagi ette kohe. Nii, on käes tööhetk, võtame välja pardid. Võtame üks boks haaval. Nii, tups on nuinud. Davai, tulen näita lähemalt. Oodake ägedad. Parditibudega, nad on ikka nii ilusad. 1, 2, vaata kui ilus. 2, see on ka ilus, vaata. 3. Kõik on ilusad. 4. See on niisugune väike parik. Äkki tahad veel sees olla. 5, 6, 7, 10, 11 ja 12. Ma seda väikse jätan veel sooja. Ei lähe kuskil. Nii, uus kast. 12 oli siin. 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Oo, te korras õige. Tead? Või ei mäleta? 22. 22 võtsime praegu välja. Ühe panime tagasi. Ja kes siin allpool on? Ja need on märjad, kes on hiljem tulnud. Mul on 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29 parditibu on praeguse seisuga. Üks oli sükene, mis ei kooru ja üks oli surnud sisse. Aga väga väike protsent tegelikult selles mõttes koorumisel läks kaduma. Praegu on siis siin 22 tibu, kelle me kohe viime ära. Lähme, kohustuslik ostukorvi shot tuleb ka teha kindlalt. Siin all on piisavalt soe. Võib-olla lasen natuke allapoole. Seda ma vaatan kohe. Aga parditibudel on meil esimest korda elus siis nüüd päris oma sööt. Kohe parditibudes söök. Vaatame, kas see teeb nende kasvule midagi, et kas hakkavad paremini kasvama või... Sest kanatibude sööda peal nad on ka ilusti kosunud, et ma ei oska midagi halba öelda selle kohta ka. Aga nüüd peaks olema spetsiaalne sööt siis parditibudele. Issand, kui nunnud ja väiksed. Parditibude vast ikka ei saa. Ma olen ikka nii pardimees, pardid tulevad nii harva või noh, ainult kevadel ja suvel siis ära unustad, vaadata ilus. Nüüd nad on seal lambi all natukene kuhjas korraks sellepärast, et õues on ikkagi jahetuul ja asju, et läbi õue tulemine teeb nad natuke jahedaks, et nad soojenevad seal ülesse või küll nad siis lähevad uudistama, sest siin on vesi, seal on siis see spetsiaalne spardisöök ja seal on meie nunnud. Tänane päev on olnud mega soe ja mõnus. 11. mai on täna ja mul on suur rõõm teatada, et meie kohvik, niinimetatud kohvik, on saanud endale, ütleme siis nii, et sarikad ja ka laudise peale. Muidugi see tünn tuleb ära siit, see tünn ei jää siia, aga siia tuleb meie siis see talu väike kohvik, kes tuleb meile külla, siis saab väikest kohvi ja muud head paremat, ja kus ka muidugi korraldada väikseid mõnusaid istumisi. Et käis abiks Gert ja suur tänu Gerdule, kes uskumatu, et on sellised toredad inimesi, kes tulevad lihtsalt heast peast appi ja nii vägev, saime koos, toimetasime, tegime ja nüüd on saare laud on siin peal. Ainuke uus materjal, niinimetatud uus materjal on need sarikapuutsid, need ma ostsin saareehituspuidust nüüd eile, aga ülejäänud on kõik vana materjal, need samad prussid ja see saare laud, mis siin on, et need on väga vanad tegelikult, aga väga hästi säilinud ja sai uuesti siia peale need, nii et need on põhimõtteliselt Sõrvekandist, nii äge ja saavad uue hingamise, uue elu endale siin, et sinna läheb nüüd kate veel peale, mis muidugi vihmakindlaks teeb ja siis tulevad siia ette äärde siia poole ja teisele poole tuleb natuke mingi seina ka, kuhu tulevad tööpinnad, kraanikaus. Siia peale tulevad siin need kohvimasinad asjad ja muidugi inimestele teeb see pool, siia tulevad lauad, toolid ja üks laud võib-olla siia tamme alla ka. Aga seda veel vaatame, see on jooksvalt töö käigus kõik, et ülilahe. Väga suur asi on tehtud täna. Ma olen väga rahul, see on nii äge. Et nüüd saame siit ainult edasi minna ja ainult vägemaks saab minna, et täna on 25 kraadi sooja, et see on nagu päris suvi, nagu päris suvi ja päike on ka veel ja nii mõnus, et nüüd on päris õhtu juba, mina lähen teen väiksemat laadi lõuna ja siis ma lähen tõenäoliselt ehitama seda suurt aeda edasi, et see on ka vaja altari kinni panna, et äkki jõuan sellega täna tehtud, kui kahtlen, aga pingutan selle nimel, et saaks.
nii, samal õhtul aiani ei jõudnudki, natuke niitsin muru ja kogu aeg tuleb mingid toimetusi peale, koorused, uued vutid ja nii edasi. Kõik on siuke, jooksev töö, mis siin talus on. Aga sealt päev edasi alustasin siis selle suuraia alt kinnitamist ja olen praeguseks jõudnud nii kaugele, et saan uhkusega teatada, oleks see külg ka, et aed on... Võrk on kinni, ma ei ütle, et aed on valmis, sest see aed ei saa tõenäoliselt valmis nii pea, et siia läheb nagu kõvasti ressurssi veel, ma tahan siia panna valgustitu, elektri sisse. See on põhimõtteliselt jooksvate aastate arenguaed, siia läheb nagu palju tööd ja palju aega ja muidugi palju videosid, et te rääksite ka, kuidas me seda teeme. Aga vaadake ilus, põhimõtteliselt on kõik on võililledes, meil on ainult 2 lammast siin, varsti tuleb juurde, et see 2 lammast ei suuda siin ära süüa mitte essugi. Aga panin siis selle võrgu alt kinni, kinnitasin nagu ikka nende ise tehtud klambritega, et saaks ilusti pingest tõmmata. See on muidugi kruvi eelis alati, naela või mingi muu haagi ees, mis lüüakse posti sisse, et kruviga saab tõmmata võrgu rohkem pingesse kogu aeg. Et see natuke rohkem aega läheb, aga sellest lõpptulemus on ilusam minu arust. Nii et ma olen väga rahul. Täna on juba päriselt reede, et see video on olnud läbi mitme päeva jooksvalt filmin kogu, kui ma teen midagi, nii palju kui ma jõuan ja jaksan, aga tõesti, aed on nii nimetatud valmis, et lammast jaoks valmis. Vaadake, kui ilus kollane ja täna hakkab sadama. Seega, kui tuleb sadu, siis ma näen kohe ära meie kohviku katuse, kas on mõni leke ka, sellepärast, et sealgi on kate juba peal, mida ma ei ole teile näidanud, sest selles videos te nägid alles, kus pandi laudis. Vaat, jumalage. Ühesõnaga, ma olen väga rahul nende kevadiste arengutega siin, teen palju jaksan ja mul on ülihea meel, et te vaatate. Muidugi räägin sellest pakendikeskusest ka mõni video, sest praegu seisuga eelmisest reedest alates on meil ametlikult pakenduskeskus ja kõik on ametlik, kõik load on olemas. Superlust. Nii et aed kinnitatud. Ma ei tea, kõik on nii ilus praegu. Igal pool kõik asjad õitseb, loomid õitsevad, lilled õitsevad, lehed tulevad, linnud laulavad, selles mõttes on nagu üliäge aeg. Et entukad on kõvasti ja tuleb juurde, nii et ma ei ütle, et ma hakkan väsima. Jumal äge! Näeme järgmine video, nautige nädalavahetust. Ma saan aru, et läheb võib-olla sajule, aga tundub, et põhimõtteliselt kevades on saanud suvi, nii soe on, mõnus on. Share'ige, likeige, jagage munakoormismasinat. Näitan ka varsti, olen juba katsetanud 2 korda, võin öelda, töötab. Muud ei ütle, töötab. Näeme järgmine video. Tšau! Ah.